tere, räägin kreatiini, kreatiinkinaasi ja ATP süsteemist. ATP asi näiteks on siin toodud müofilamendid. Tavalisel juhul läheb adenosiin-diifosfaat mitokondrisse, välja tuleb ATP. See liigub ATP asi juurde, püsib siin seni kuni ATP as tööle hakkab ja lagundatakse seejärel ära adenosiin-diifosfaadiks, vesinikuks ja anorgaaniliseks fosfaadiks. Kui rakus, võtame siin näiteks valge lihaskoe, on hulk vaba kreatiini ja kreatiinkinaas, siis ATP asi juures toimub reaktsioon, kus ATP pluss kreatiin muundatakse adenosiin-diifosfaadiks, vesinikuks ja fosfokreatiiniks. Sellisel juhul läheb adenosiin-diifosfaat tagasi mitokondrisse, sellele kantakse uus fosfaatrühm ja vesinik ja energia ja see tuleb tagasi uuele ringile. Selline lihas puhkeolekus kogub suure hulga energiarohket fosfokreatiini ja võib ka hoida kõrget adenosiin-trifosfaadi taset. Kui ATP-as nüüd tööle panna, hakkab toimuma lihaskontraktsioon, siis ATP, mitte fosfokreatiin, vaid ainult ATP sobib ATP-aasidele. See lagundatakse adenosiin-diifosfaadiks, vesinikuks ja anorgaaniliseks fosfaadiks, nagu ikka. Nendest metaboliitidest adenosiin-diifosfaat ja vesinik koos kõrval oleva fosfokreatiiniga muundatakse tagasi ATP-ks ja vabaks kreatiiniks. See tähendab seda, et on puhverdatud adenosiin-diifosfaadi teke ja pH langus. ATP taastamine on väga kiire. Põhimõtteliselt ei toimu sellise süsteemiga kunagi kreatiinkinaasi järgi ootamist. Võimsusele paneb piiri ainult ATP-aaside enda hulk ja kiirus. Kokku jagub sellist energiat võib-olla umbes 20 sekundiks. Ja fosfokreatiin on stabiilne molekul, nii et see on võimalus mitokondri järgselt energiat salvestada üpris suures koguses ja nii, et see on põhimõtteliselt kohe kättesaadav. Lisaks selline süsteem, kui me vaatame vesinikku, puhverdab ära pH languse, seni kuni reaktsioon veel niipidi toimub. Kui nüüd kogu töö on ära toimunud, meil on järgi ainult tavaline kreatiin ja ATP hakkab ka otsa saama. Siis esiteks muidugi lihastöö peab järgi jääma. Aga kuidas see süsteem taastuma hakkab? Tuleb ATP-d. See muundatakse ära tagasi fosfokreatiiniks, adenosiin-diifosfaadiks, vesinikuks ja pH tahab selle käigus jälle langema hakata. Ehk siis pH muutus on puhverdatud. Alguses ei tunne mingit põlemist. Maksimaalse pingutuse jooksul, ütleme 60 meetri jooksu puhul ei tohiks lihased veel põlema hakata, sellepärast et pH langust lihtsalt ei tule. See on ära puhverdatud fosfogeensüsteemi poolt. Aga selle eest pärast seda taastumise käigus hakkab pH langema. Siin ei ole ära puhverdatud fosfaati. Sellise süsteemiga on adenosiin-diifosfaadi ja vesinikupoolne ATP-aside pidurdus takistatud. See tähendab, et kui tavalisel juhul hakkaks adenosiin-diifosfaat pidurdama ATP-asi tööd, lihast takistama, siis sellisel juhul seda pidurdust ei toimu. Ainus metaboliit, mida sellisel juhul teistest oluliselt rohkem tekib ja millel on oma pidurdusvõime, on fosfaat. Nii. Teine kreatiiniga seotud oluline süsteem on mitokondriaalne interaktosoom. Kui tavalisel juhul läks adenosiin-diifosfaat läbi välismembraani ANT juurde, fosforüüliti kiiresti ära ja saadeti ATP-na välja tagasi. Siis siin, nagu me näeme,
adenosiin-difosfaati kohe ei teki. Selle asemel tekivad ATP, trifosfaat ja kreatiin. Nüüd on selline võimalus, et välismembraani vidak sulgub ja adenosiin-difosfaat ei pääse sellest enam sama hästi läbi. Aga samas on see süsteem võimeline aktiveeruma kreatiini peale. See tähendab, et mitokondrit tõmbab käima mitte adenosiin-difosfaat, vaid hoopis kreatiin. Ja tavalisel juhul on rakus adenosiin-trifosfaadi ja difosfaadi vaheline teatud suhe, aga igal juhul on rakus olemas vaba adenosiin-difosfaati. Vaba kreatiini tase on rakus palju väiksem. Seega on võimalik juba palju väiksemale kreatiini kogusele reageerima hakata. Ja see on üks eelis, mis sellisel süsteemil lihtsalt adenosiin-difosfaadile reageerimise asemel on. Põhimõte käib nii, et kreatiin läbib välismembraani ja membraanide vahel mitokondris on mitokondriaalne kreatiinkinaas. See vahendab põhimõtteliselt sama reaktsiooni, mis siinpool. Aga kui lihaste kõrval on eelistatud suund ATP tootmine, siis siinpool on mitokondril eelistatud suund fosfokreatiini tootmine. Ehk siis mitokondril on enda mikrovahetus ANT-kanaliga. Adenosiin-difosfaadid lähevad sisse, fosforüülitakse, toovad energia, tulevad välja. Siin antakse seesama energia üle kreatiini peale ja viiakse fosfokreatiinina välja. Põhimõtteliselt tõmmatakse mitokonder käima mitte adenosiin-difosfaadi, vaid kreatiini abil. Ja energia tuleb sealt välja mitte adenosiin-trifosfaadi kujul, vaid fosfokreatiini kujul. Ehk siis need adenosiin-di ja trifosfaat liiguvad ainult seda vahet, ega ei tule tegelikult üleüldse mitokondrist välja. Fosfokreatiin kui stabiilsem, paremini difundeeruv ühend on paremini võimeline kaugemale difundeeruma ja kreatiinile oli võimalik tundlikumalt reageerida. See süsteem on olemas neuronites, trombotsüütides ja punases lihaskoes pigem. Nüüd on üks süsteem veel. Nimelt, kuidas energia liigub mitokondrist ATP-asini. Kui mitokondrist tuleb välja fosfokreatiin, siis needsamad reaktsioonid võivad toimuda mööda rada. Nii et meil läheb siin fosfokreatiin, mis annab energia fosfaatrühma üle ATP-le. See omakorda fosfokreatiinile. Ja selle asemel, et üks molekul peaks kogu selle maa difundeeruma, on väikesed nii-öelda mikrokompartmendid, mis kannavad energiat üle kandjaid pidi. Ehk siis siin on kreatiin, mis tsüklib enda seda fosfaatrühma edasi. Siin on adenosiin-difosfaat, mis võtab endale 3. fosfaatrühma, kannab edasi, võtab uue, kannab edasi. Selline süsteem aitab veel enam vältida vaba kreatiini või adenosiin-difosfaati, mis kusagil ringi liiguks ja midagi pidurdaks ja võimaldab eriti kiiresti tagasi saata signaali selle kohta, et ATP-d on kulutatud. Kui lihases on olemas kõik 3 süsteemi, võtame näiteks südamelihase, tähendab see seda, et lihases ei tekigi vaba adenosiin-difosfaati. Seal ei tekigi pH langust. Ainus metaboliit on fosfaat. See tähendab seda, et ATP kulutamisel aktiveeritakse mitokonder palju kiiremini ja palju tundlikumalt. Ja need selle eelised on.